Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas magasid nagu tavaliselt kõik maha. Kuigi Donald Trumpi kavatsusest kehtestada Euroopa kaupade tollimaksud oli teada juba 3 kuud tagasi, tuli see EL-i jaoks mingi põhjusel täieliku üllatusena. Tegelikult on Trumpi tollidel 2 eesmärgi. Esimene, sundida ettevõtteid, kes soovivad oma tooteid USAs müüa, avama seal oma tootmist. See on kasulik USA-le, kuid kahjulik Euroopa Liidule, kes kaotab töökohti ja maksutulu. Trumpi teine eesmärk on saavutada Ameerika kaupadele kehtestatud tollide kaotamine. See tähendab sisuliselt luua partneritega vabakaubandusrežiim. Just selle tee on juba valinud India, Vietnam ja Iisrael, kes on alustanud läbirääkimisi USA-ga. Euroopa Liidul oleks võinud alustada selliseid läbirääkimisi kohe pärast Trumpi ametisse astumist, kuna tema plaanid olid ammu teada. Kuid Brüssel ootas ja lootis, mille tulemusena sai ta 20% tollimaksud. Ja nüüd üritab Euroopa Liit kiirkorras juba puhkenud tulekahju kustutada, kusjuures pole siiani selge, millist teed plaanitakse minna. Kas pidada Trumpiga läbirääkimisi või kehtestada uusi piiranguid USA impordile. On ilmne, et Euroopa Komisjoni juhtkond eesotsas von der Leyeni ja Kallasega ei ole oma ülesannete kõrgusel. Nad magasid kõik maha ja on siiani ilmses segaduses. Euroopa Parlamentil on aeg tõstatada küsimust Euroopa Komisjoni koosseisu muutmise kohta. Meil tuleb aga arutada välisministri Margus Tsahkna pädevust.